Siin see muru peal ka magada. Ole vait korraks. Mingi rästik. Oota, ole korraks kuss. No tervist kõigile vaatama Posti ja Kalale episoodi. Tänane episood saab olema meie mõlema jaoks eriti huvitav, kuna me hakkame püüma kala, mida me ei ole mitte kunagi otsast nagu spetsialiseerunud püüma ja ei ole ka, meil ei ole väga palju nagu siukseid nagu kogemusi selle. Ja kuna kogemusi üldse ei ole. Ja selleks kalaks on siis karpkala. Nimelt, karpkala jaoks on enamasti vaja ülipalju varustust. Marek on tubli mees, ostis nii palju tegelikult. Tegelikult me ei ole kunagi ühegi video jaoks nii palju ette valmistanud kui tänane video. Nimelt, pärast pool natuke näitame varustust, aga kõigepealt tänase video puhul meil on põhimõtteliselt üllatuskülaline. Selleks on meie toidu proovimist kuldstaar, ütleme niimoodi, kes mäletavad veel, kes on minu kanalit algusest peale vaatanud, siis nad teavad, et Oliver on nagu ikka tegelikult pull vend. Et Oll, tule ka siia nüüd. Jah. No tahad kohe midagi öelda kaamerasse ka? Mis ma ikka ütlen? Tore on olla siin. Midagi muud mul öelda pole. Aga ma mainin, et põhimõtteliselt täna on teisipäev, me tulime ehk siis täna õhtul, mis kell on? Kell on 6 praegu. Kuskil 6 ja me teeme põhimõtteliselt 24 tundi. Nojah, me teeme nagu öö läbi ja siis kolmapäeva kunagi õhtul või päeval või kunagi lõpetame. Aga me siis ikka vaatame üle siis kõigepealt vast sööda. Ja see on väga tähtis asi karpkala püügil. Et vaatame kõigepealt sööda siis üle. Nii siis. Hei-hoo. Hei-hoo. Nimelt, näita siis, mis sa kokku ostsid, sest sina ju ostsid tegelikult kõik, mina pärast ei panustanud sellesse üldse. No siin on see põhimõtteliselt see tavaline sööt, mida me kasutame ninaskipüügil. Seda ma panen mingi osa, siis mul on üks poolik see maisisegu, siis ma ostsin salmast ühe kinnise maisisegu, siis on veel nagu ikka kaera, mis on poili, Vot see on siuke huvitav asi, nagu poilid, et kui tavakalamees ei tea, mis asi see on, siis poilid on siuksed pallid põhimõtteliselt, mis lähevad sinna rakenduse külge. Ja, et Juus rakenduse külge. Ja siis me laska iga kord. Mida? Paneme ka ninaskipüügil. Ja. Aga selle poili, juusrakendusest me teeme vist eraldi isegi klipi vist on ju. No jaa, kindlasti. Igatahes. Vaata need ahven on parves. See särjad ja ahvenad koosse. Igatahes paneme sööda kokku ja nii edasi. Mingi osa paneme ka siit poilidest ja nii edasi. Aga mis ikka hakkab vast sööta segama ja nii edasi ja siis natukene filmib seda ka. Jah. Nii et seal paneb vee. Vaata, et ära üle pane kindlasti. Üle panid? Panid üle? Ei pane. Panid küll? Korras küll. Ja sa panid kõvasti, ma räägin ju. Oota. Sa nii palju sellest Ärge vaata siis, mis läheb kaamera, seda on näha. Võid vaadata, mis ma liigu peavad. Aga ma panen... Ei, see on okei, see on okei. Ei ole. Võib-olla natukene vedel on. Vaata, ma panen veits kaera, vaata, ta on kuiv ja ta tõmbab seda vett veits sisse, vaata. See jahimood ka, et saab võib-olla juurde midagi osta. Ta on kinni. No homme, jah. Aitab. Nii, igatahes see on nüüd valmis meil siin põhimõtteliselt. Et nüüd laseme pool tundi seista sellel, et need kõik igasugused asjad tõmbaksid need asjad enda sisse ja nii edasi. Ma ei tea, kas Etsar vist enam öeldud, et need poilid on, oota. Popotid. No jah, seda küll, aga pähkli vahtel sirupi maitsega.
nüüd laseme olla sellel veits. Laseme pool tundi sellel olla. No ma arvan, isegi üle võib olla veits. Senikaua näitab Marek meile ära, kuidas rakendus ja kõik muu puha käib. Nii, no põhimõtteliselt mina teen, ma ei tee nagu kõike nagu originaalsemat vist. Ma midagi nagu leidsin internetist, siis ma umbes selle järgi tegin. Põhimõtteliselt läheb nüüd vaja neid pöörlaid. No väikestega ma arvan, et pigem mitte, sest väiksed on nagu, nad võivad kergemini katki minna. Nii. Siis veits suuremad karabinid, mida ma kasutan ka haugipüügil. Siis leidsin mingi suvalise, mingi veits peenem, natukene peenema nööri, et jäi veits üles mingi 0,23 millimeetrit. Siis jõhv kannatab 4 kilo ja läbimõõduga 0,20. Ka see, ma mõtlesin, et selle ma enda rakendusele tegin selle sama jõhviga selle lipsu. Ja siis põhimõtteliselt nagu siuksed kummid, ma lõikan nagu välja nad, aga lihtsalt neid läheb pääst poole vaja. Ja konksud ka. Siin on, võta mingi, ma ei tea, kui see ei ole väga suur, aga ma arvan, et piisav selle jaoks. Mingi number 12 karbi peal näitas. Siis, aga väga muud rohkem midagi vaja lähegi. Ma põhimõtteliselt hakkan tegema. Ja tinapead ja muud puha. See, me kasutame seda topsi, see tinapeaks, aga seal väga vahet ei ole, mis kasutad. Nii, põhimõtteliselt pealiin ehk siis siit siiani on ja mis ma tegin, mingi 30 centimeetrit umbes vist. Ülesse panin selle pöörla, alla panin karabini, mille külge läheb mingi raskus on ja siis umbes keskele ma tegin selle lipsu, selle, siin on see konks ja siia peab jääma mingi see nöör või jõhv, et sa saaksid panna poilist läbi ja siis üles teha sõlme, et ta jääks siia poil ja ta jääks niimoodi veepõhjas nagu. Ja siis tegelikult ei ole midagi rasket. Nüüd seob need asjad nüüd külge ja ilma söödata viskame nüüd platsid. No viskame, söödastame täis ennem ja siis ilma lipsuta ja siis hakkamegi püüdma. Davai. Etser vist hakkab nüüd sisse söötma on ju? Jaa, et ta on siin meil pool tundi tõmbanud ja nii edasi. Et nüüd me viskame eri trajektooridele need sinna. Et üks keskele ja 2 tükki äärde. Ja siis praegu viskame ilma lipsuta neid. Jah. Aga on ka võimalik söödastada kummipaadiga, aga me ei hakka mässama selle asjaga. Okei. Mulle üldse ei meeldi seda. No proovi. Söötada sisse minema. Ma ütlesin sulle. Oota, tead, mis teeme või? Oota. Ridu otsa või? No davai, viska. Proua, ma ei julge seda visata. Miks? See on 2 korda kergem. Mis teed? Jaa, aga sööd ise ka kaaluvuks, et siin on ruumi ka rohkem. Pigem viskan sellega. Panime seda jahumassi panema juurde, et ta teeks natukene paremaks. Vahepeal pärastpoole need ridahoidjad, vaata. Teeme mingi oksast. Need hoidjad saime ära vahetud. Ja nüüd tervitame need ära ja paneme maasse ja hakkamegi püüdma. Poisid, mis me sai tehtud? Õnged sees värki, poolik küljes ja värki. Ja nüüd jääme ootame. Ja nii mees, lähme poodi, jah? Lähme. Ja lähme ostame söögimaterjali. Ostame. Mida me ostame? Mis aiakesi vett, ära ei näljaks söödud. Davai, let's go. Kuhu lähme täpsemini? Mingi Rimi või? Lähme Rimi või? Lähme Rimi. Davai. No nii. We are in Rimi! Kas ta otsa? Näed, üks see on. Paketti. See küüslauga. Ja. Näed. What I found. The final one.
75 senti. No, mis sa võtsid? Ja ma ei võtnud midagi. Spagetti. Spageedi. Ma ei tea, mis siin on mingi ära. Vaatame ringi peal. Võtame Rimi Jumi, need on soodsamad. Viis lõpp. Vegan on täiega hea. Sellega võib perset pühkida. Mingit veganit, ma ei tea. Pole lege mitte ühtegi muud nuurit. Nii me sai käidud poes. Võtsime. Lähme järgmisesse ja lähme võtame natuke magusat ka. Ma ta näitasin 7 eurot väikestele lastele, kes peavad haiglas istuma. Või oli 8, ma ei tea. Ei, 7, ei. Umbes 7-8. Jah. Ja siis võtsime veel vett ka. 5 liitrise. Ja 1,5 liitrise, eks meil on 6,5 liitrit vett. Yeah, lovely. Yes! Yes! Ikka veel istub seal. Helistab kellegile. Tasa. Ah, ikka pani tähele. Noh, midagi ka või? No räägi, midagi toimus ka vahepeal või? ei toimunud. Noh, klassika. Oleme ikka, ma ei tea, kuna me viimati filmisime, et seal. Mina filmisin siis, kui me poest tagasi. Jah. Istume õnged sees, no just võtsime, kirisime välja, panime tagasi kõik telksin ja värki. Et jah, püüame edasi. No nii. Poisid tulevad ka lõpuks, ärkasid üles. Oi jah. Eile püügist midagi erilist ei filminud, aga noh, nüüd vaatame. Toolid on seda märjad. Üks unekott on veel seal. Ja siin käis üks kala nagu veepinnal, aga rohkem midagi erilist ei olegi näinud sükest ilusat, aga see oli päris ilus kala. Ma ei tea, äkki tahad kontrollida enda seda või? Ematasid ära? Viimane unekott sai ka üles. Ma jõuan uuesti magama. Unusta ära. Oota, kaua on ehk siis siin olnud juba? Tuli meile kell 7. Pool 7 põhimõtteliselt. Pool 7. 7,5 tundi kuni 12 ja mis kelle praegu on? Kell on 7 midagi ka pool 8. Ehk siis 15 tundi või? Äkki? Midagi sükest võib olla. Ja mõtlesime, et mingi, mis see tunni aja pärast või? Et söödame selle sööda uuesti sisse, siis nii ongi. Siis püüame edasi. Kerisime siis välja ja et selle söödast tõmbab veits uuesti sisse. Nii palju kui meil on, ta paneb kõik ära, on ju? Pane, ma arvan küll. Ja et siis tiksumegi, ma ei tea, mis kellani veel. Ja siis hakkame kunagi settima. No sinna on aega veel. Ja Oliver ikka veel magab.
poisid on väsinud nagu minagi. Kell on 9. Kell on 9. Hommikul. Ja ikka proovime. Üks kala läks ära, Marek ei osanud seda kätte saada. Läks konksuga minema. Aga ikkagi proovime veel nii kaua kui saab. Panin käima. See mingi seisa siin ju. See on normaalne. Nii, nimelt teeme väikse, küsime ka natukene Oliverit, et kuhu ta siis vahepeal, ikkagi kadunud on ja nii edasi, et mina vähemalt lootsin kogu aeg, et ma näen teda uuesti striimimas, vähemalt siin YouTube'i maastikul, aga räägi siis, kuhu sa oled kadunud ja mis edasised plaanid on vähemalt? Ma ei viitsid tegeleda sellega ja YouTube hakkas ka jama, pidi mingi uue kasutaja tegema ja ma ei viitsinud uut nime välja mõelda ja võtta tegevus. Ja polnud ka midagi nagu striimida tegelikult. Aga teed taas mingi Rocket League'i mingi näiteks? Ma ei viitsi Rocketit teha. No näiteks teed oma sõbraga Sea of Thieves'i näiteks? No seda kannata, aga kui ma peakski striimima, siis ma pigem teen Twitch'isse. Ja on palju lihtsalt. Okei. Aga kunas näiteks avaksid oma Twitch'i? Ma olen teinud seal, aga ei mäletagi millal. Kui ma teen, siis ma ütlen. Aga ma ausõna ei oska öelda, millal ma teen. See võib olla 2 aasta pärast ka. No okei. Aga siis ma juba, kuna me oleme siin kalas, ma juba küsitlen ka sükse küsimus, et kas Oliver ja kalapüük on sõbrad omavahel? Ma ei tea ju. Kuidas sa ei tea? See on jah või ei vastus. No ma ei tea, selles mõttes kala on äge, aga ma ei tea. Mulle ei meeldi kala esiteks käes hoida. See on imelik. Ja limane ja... Ja ma ei saa öelda, kas ma nüüd täpselt päris sõber kalaga olen, aga ma võin püüda teda, kui ma viitsin. Okei. Aga kuidas toiduproovimistega jääb? Kas neid kunagi veel teeme või? Ei. Mu cringe'ile ei ole mäksnud. Ma ei tea, kui sa tahad mingi muru proovida, siis palun väga, anna minna. Kalad teeb rohkem kui sidronipipar on ju. Jaa. Igatahes oli Oliver tanud kerge intervjuu ühest tänan. Nagu kuulsite, toiduproovimist ei eksisteeri, kuigi ta juba muru proovisin. Aga jaa, jätkame veel püügiga nii kaua kui saab. Loodan, et midagi veel tuleb. Aga mis ikka. Oliveri sest ei näe rohkem vist, kui ainult kalapüügi mingi videotes võinud. Tahab meiega veel ühineda mingites videotes kunagi või? No kui ma olen Lõuna-Eestis, siis ma võin tulla. Igatahes. Kui ma olen Põhja-Tallinnas ja Põhja-Eestis, siis ma ei viitsi tulla. Ma ei viitsi rongi pileti peale raha raisata. No see on arusaadav. Aga mis ikka, see oli Oliver ja me täname temast. Igatahes me lõpetame selle karpipüügi siit. Üks võtt oli, siis oli kõik ja nii edasi ja rohkem midagi erist ei olnud. Tuli siuke teistsugune episood kui muidu, kõik enamikud on. Kui olete harjunud nägema montaaži ja siukest asja meie videotes, siis seda täna väga ei tulnud. Aga vast pole hullust, et järgnevad episoodid on nagu tavapäraselt ikka. Aga mis ikka? Teiega vast näeme järgmistes videotes, mis sa ütled, Marek? Ja ikka. Ja tahab midagi ka öelda, Oll? Mis ma ütlen? Seal on lõbus igast. Võib-olla me näeme kunagi. Võib-olla. Igatahes näeme järgmistes episoodis või järgmistes videotes. Davai. Tšau. Järgmises episoodis lähme tagasi Emajõele. Proovime teha esimese ööpüügi, proovime saada neid ka öökalugi kätte ja loodame, et meil läheb hästi kõike sugu muudki veel.